Tere päevast, superstaarid! Täna räägin sellest, kuidas see, mida me näeme hetkel Donald Trumpi ülistamise juures nii Eestis kui kõikjal mujal sisuliselt üle terve maailma, ütleme pool maailma ülistab teda. Siin saab tõmmata paralleele sellega, mis me nägime koroonapettuse ajal. Vaata, mis toimus meeldetuletuseks. Täiesti tühja koha peal pandi maailm lukku, kaasa arvatud Eesti. Terved inimesed kuulutati ühiskonnale ohtlikuks. Ärid majanduses kukutati kokku, eks ju, ja lahti lükati ajaloo suurim hirmu ja tsensuuri kampaania, eks ju, nii. Ja me maksame tänase päevani, maksame need majanduslikke kahjusi kinni. Ainuüksi Eestile tekitati kahju mitmes miljardites eurodes kahju. Ja me kõik üheskoos maksame seda tänase päevani kinni uute maksude, maksutõusude ja inflatsiooni näol. Nii. Ja mitte keegi pole vabandust palunud, vaata kõik seda aru. Täna sisuliselt see on nagu, kõik enam-vähem teavad, et kogu see koroonavärk oli pettus, eks ju. Ja vaata, ma mäletan seda aega väga hästi, sest et meie Telegramis ütlesime esimesest päevast, et kogu asi on hoax. Ja me saime sadu, kui mitte tuhandeid sõimukirju nende aastate jooksul. Et umbes, et me tapame inimesi ja umbes, et me peaks olema jooma valgendid ja täiesti rõvedust igasugust, et lase endal kuul pähe. Ja kõige hullemaid asju, seda tuli meile sadu, kui mitte tuhandeid kirju. Nii. Kogu selle aja jooksul, nüüd aastaid hiljem, ma arvan, et äkki kaks inimest palusid vabandust tuhandest, ütleme, siukene olukord, nii. Ja vaata, miks see üldse niimoodi toimus, oli see, vaata, kuidas inimesed kõik läksid kaasa. See oli siuke massihüpnoos ja vaata, sellega läksid kaasa ka igasugused intelligentsed inimesed ja ühiskonnas kõrgelt hinnatud inimesed. Ja sisuliselt ega mitte keegi praktiliselt pole vabandust palunud. Ma tean, et Taanis vist või Norras kuskil üks peavoolu ajaleht või ajakiri palus nagu oma lugejatelt vabandust, et nad hirmutasid koroonaga ja nad ei saanud aru, et see on hoax. Aga Eestis ma ei tea nagu avaliku elu tegelast mitte kedagi, kes oleks vabandust palunud. Nii. Ja nüüd, sorry. Ja nüüd tuleme selle Donald Trumpi juurde. Lähme paar aastat ajast tagasi. Siis oli USA's president Joe Biden. Nii. Mida aastad edasi läksid, seda seniilsemaks see vend nagu kujunes. Nüüd, kas ta oli näitleja või kloon või igas need teooriad, see ei oma mitte mingit tähtsust. Sisuliselt, mis maailmale presenteeriti, oli seniilne vanainimene. Ja kui sul on valikus, kas seniilne vanainimene või Donald Trump, kumba sa valid? Nii, vähegi intelligentne inimene, kes ütleme, räägime selles suhtes jutumärkides intelligentsetest inimesest, kes endiselt käivad valimas ja usuvad valimist midagi muudaksid, aga ikkagi isegi nende seas intelligentne inimene mõtleb, no seda seniilset tüüpi ma ikka ei vali. Ma olen ju tark inimene, kuidas ma valin seniilse? Ma valin Donald Trumpi. Nii. Nüüd see Trump on seal ametis, ta teeb absoluutselt kõike muud kui see, mida ta lubas. Ning keegi, sisuliselt mitte keegi ei julge tunnistada, kuule, et ma langesin Trumpi ohvriks. Ja see on täpselt sama, mis oli koroonaga. Et inimesed ei julge tunnistada oma vigu, nad ei julge tunnistada, kui nad eksisid. Ja siin me nüüd oleme. Selles suhtes, et ma saan aru, et mõned on saanud aru, et Trump on hoax ja et ta on põhimõtteliselt käpik nukk. Aga alternatiivmeedia, ütleme tõeliselt vaba alternatiivmeedia, meie kirjutasime, ja veel, seal on David Icke ja igasugused, meie kirjutasime peaaegu 10 aastat tagasi, sisuliselt 10 aastat tagasi, et Donald Trump on käpik nukk. Neid artikleid ja videod on kõriauguni. Nii. Mitte keegi nendest, kes on kõik need aastad Trumpi ülistanud, mitte keegi neist pole meie poole pöördunud, küsinud, kuule, et kuidas sa said aru juba 10 aastat tagasi, et ta on käpik nukk? Räägi mulle, mida sa veel tead. Mitte keegi ei pöördu. Sama nagu koroonaga. Me ütlesime esimesest päevast peale, et see on hoax. Mitte keegi pole pöördunud meie poole, kuule, et sorry, et ma umbes 2 aastat uskusin seda jama. Kuidas sa kohe said aru? Et me olemegi nüüd sükses olukorras. Et ma ei teagi. Tee ise sellest videost järeldused, vaata, kas on mõned asjad, mis sa tahad enda jaoks ümber mõelda, aga üldiselt ilusat päeva.